Tervist, mina olen Nele Kirsipuu ja täna ma teen video 25 fakti minu kohta. Ma olen sündinud ja kasvanud Eestis, Tallinnas. Ma olen 24-aastane. Ma olen käinud 4 koolis. Väike-Õismäe gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, Balti Filmi- ja Meediakool ja Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague ehk siis filmikool Prahas, Tšehhis. Minu lemmikfilm on The Fountain ehk Allikas. Ma kardan hobuseid. Minu silmad liiguvad, kui ma midagi varjan või ma tunnen ennast ebamugavalt. Ja see on midagi, mida ma ei saa nagu varjata. Ma targutan väga palju. Vaata, ma nagu arvan teadvat midagi millestki üsna palju, aga on mingeid osi, mille võrra ma olen nagu täiesti tumba millegi teise arvelt. Aga ka neid asju, mida ma tean või arvan teadvat, nendest ma ikka võin vahel nii üleolevalt nagu targutada. Ma postitan Face'i väga palju tsitaadipilte ja see ongi nagu küsimus, et miks? Ja üks osa on see, et ma tahan teistega jagada seda, mida mina usun. Ja teine on see, et see lihtsalt aitab mind, kes saaks kogu aeg olla rõõmus ja rahulik. Tahaks ja see aitab mind. Nii, see tuleb ka lahti. Mulle meeldib Eesti asi. Mulle meeldib Eesti keel, mulle meeldib Eesti maa, mulle meeldib Eesti kultuur, mulle meeldivad isegi Eesti inimesed. Nii ropp. Ma ei salli rasinaid. Ma armastan saia söömist. Ma olen käinud 26 riigis oma elu jooksul. Seal hulgas ka Islandil ja ma olen käinud Iisraelis ja ma olen käinud Tuneesias. Ma olen pagulasi näinud. Mul on olnud koljuluu mõra. Okei, sellega on jutt ka. Ma olin väikene. Ma võisin olla mingi 4-5 aastane. Ma olin suvilas. Mina, minu vend ja minu onupoeg läksime naabrite juurde, kus ehitati just maja ja me olime sellel ehituse peal. Hüppasime maja aknaaugust välja liivakuhja peale. Poisid kõik hüppasid, kõik oli ilus tore. Mina hakkasin hüppama. Astun sammu, astun 2 ja miski pärast kukun ma tahapoole ja koljukene katki praks. Ja ma nagu kukkusingi, siin oli see akna ava, nagu tühi aknaauk. Ja siin oli see betoon, ma olin siin nagu kõrgele ronisime ja krõps. Väike krõps käis ja võib-olla sellepärast ma olen nagu mõned kruvid logisevad. Aga no mis sa teed? Ei saa ju panna lapsele kiivrit pähe, et ta nagu elus ringi käiks. Asju juhtub, mis siis ikka. Minu lemmikraamat on Meister ja Margarita. Minu koduseinad on hallid. Ma elan üksinda ja ma olen sellest ausalt öeldes tüdinud. Ma olen nüüd nii kaua üksinda elanud, et ma hakkan midagi muud mõtlema välja. Minu lemmiksöök on toores lõhe. Natukene wasaabit peale, võib-olla seal sojakastet ja ma vahel olen lihtsalt, ma ostan nagu vahel terve lõhe. Nugakahvel ja lempar. Ma armastan peenratöid. Midagi on selles mullas sebimises, mis on nii maandav. Mina olen viinud president Lennart Merile kohtumisele küpsiseid. Lugu oli selline. Vaata, minu vanaema on kunagine poliitik, väga vägev naine, väga palju Eesti heaks teinud. Ja Lennart Meri tuli meie suvilasse minu vanaemaga kohtuma. Nad istusid meie suvila aias ja ma olin umbes mingisugune äkki 4-aastane. Mul oli seljas kleit, mul oli käes kandiku peal olid küpsise taldrik. Mul on nii hästi meeles, kuidas ma jalutasin selle kuuse kõrvale, kus nad istusid. Neil oli siukene väikene laud ja 2 tooli on, kus nad istusid. Neil oli seal kohvi ja kook ja kõik värgid. Ja mina läksin sinna, viisin selle küpsise taldriku sinna
ma muidugi ei mäleta, mida Lennart Meri ütles. See oli, ma kohe tundsin, et see on mingi pidulik hetk ja see on mul nagu kuidagi hästi meelde jäänud. Mina armastan väga erinevat muusikat. Mina olin täiesti purjus oma 9. klassi matemaatika lõpueksamil. Ja sellega on jällegi lugu ka. 2006. aastal oli see vist, kui oli Superstaari esimene hooaeg, nagu selline esimene saade ja mina olin seal ja ma olin finaalis. Ja täpselt minu mataeksami eelmine õhtu oli Superstaari saate lõpufinaal, kus valiti siis Birgit Õigemeel ja Luisa olid nad seal kõrvuti, on ju. Ja see toimus Pärnus ja mina olin seal kohal, on ju. Pärast seda saadet oli Pärnus ka pidu ja see pidu oli ka pidu ja ma olin ka peol. Hakkas juba nagu hommik kätte tulema ja mind vist pandi, ma ei tea, kas mingi takso peale või mis autoga ma sinna sõitsin, ma ei mäleta. Ma terve tee magasin ja ma jõudsin täpselt õigeks ajaks enda kooli ette ja see eksam oli ikka niimoodi, et ma mäletan nagu ühte hetke, kus ma nagu lugesin mingit tekstülesannet. Seal suures saalis on ju eksam käib ja ma lihtsalt loen seda lauset ja perse, jõuan lõppu selle lausega ja algust ei mäleta. Mingi 100-st 20 punkti saad, siis saad nagu läbi, et ma arvan, see 20 punkti nagu tuli kuidagi ära. Ma ei ole 5 aastat joonud või õigemini purjus olnud. Ma võib-olla olen siin mõned korrad võtnud veini, näiteks toidu kõrvale või midagi. Aga kuidagi on see joomise ots nagu minust täitsa mööda, nagu ma olen võib-olla noorena nii palju ennast välja elanud, et see on minu süsteemist nagu väljas. Minu aju ei suuda ära õppida ja meelde jätta, kumb on parem ja kumb on vasak. Ma olen mõelnud, et okei, ma mõtlen mingi, no ma ei tea, kuidas seda õppida. See peaks olema nagu tan-tan-tan, parem vasak, on ju. Aga näiteks mingitel momentidel ei ole võimalik, et mul see meelde tuleb. See ei ole nagu minu kaartides. Kui mul olen pea peale kukkunud, kas siis täpselt see parem vasak see kruvi on nagu lahti logisenud, nii et ma seda enam siit üles ei tee ja tagasi ei suuda kruvida. Ja kuidas ma meeles pean, et kumb on parem ja kumb on vasak? Ma kunagi lasteaias õppisin, vaata lauldes nagu õpitakse, no igast mingid tähestikku ja siukeseid süsteeme. Ja mul on siiamaani, ma kordan, hästi kiiresti oma peast läbi. Paremaga teretan, vasakuga köhatan. See oli nagu see laul. Paremaga teretan, vasakuga köhatan. Et kummaga ma teretan nagu see laul käib mul nagu sah korra peast läbi ja see moment peab mul olema, sest muidu ma teen nagu vale otsuse. Ma elan päev korraga ja ma ei mõtle eriti ette. Ma nagu elan suhteliselt hetkes, mis on päris hirmutav, aga fuck. Mul ei ole midagi muud teha. Siin on üks pikk teema, mida arutada, aga see on lühike video. Täna hommikuks sõin ma kaerahelbe putru metsmustika toormoosiga. Need olid minu 25 fakti, mida sa võib-olla ei teadnud. Aga ehk tead sa nüüd minust rohkem. Miks peaksid, aga võiks ju küll teada, kes me siin oleme, kes me siin elame. Siis ma ei tunne ennast nii üksinda siin korterikeses. Järgmiste kordadeni. Tšau kakao!